Minu nimi on siis Gerda Sasan-Seeblum ja siis lõpetasin just Ainetehnika kõrgkooli arhitektuuri eriala ja mul on siin au siis täna siis näidata enda lõputööd, mille ma tegin siis koostöös Kadarik Tüüriga. Et kust mu idee üldse sündis, et meie ümber on päris palju garaaže, halle. Keegi võib-olla isegi ei vaata neid väga või isegi kui vaatab, siis mõtleb, et nende asemele võiks lihtsalt maha tõmmata ja midagi paremat peale teha. Et ise olen üles kasvanud Pääskülas, kus kortermaja aknast paistis kogu aeg garaaž ja mõtlesin juba väiksena, et miks seal ei võiks midagi paremat olla. Et miks on lihtsalt siuke tühi kasutu ala, suur sooja saar, peal käia ei tohi. Et miks need on sellised hallid, mõttetud, tühjad, maha jäetud kohad. Et vanasti, kui siis autod hakkasid alles tekkima või kui nad saabusid Eestisse, siis need ei olnud kuskil niisama hoida, vaid siis hakati nõukogude ajal siis looma garaažiüksuseid, kus siis inimesed said oma garaaži hoiustada, kuna see auto oli siis kui nagu sümbol, et tänapäeval jah, kõigil on juba auto, aga tol hetkel oli see ikkagi auvärk, kui sul oli auto ja seda tuli siis kuskil tähtsas kohas hoiustada ja garaažidest sai omaette selline sümbol, et sellest sai nii-öelda meeste pelgupaik, et siis seal nii-öelda käis omaette elu, kellel oli seal garaaž, kes tegi mingit muud tööd, seal liikus igast kaupa, jah, kõik, et see oli omaette selline sihuke äge koht, kus toimusid erinevad ühiskondlikud suhtlused. Kuid siis, kui Nõukogude Liit siis lagunes, siis paljud kaotasid oma autod ja garaaž ei olnud enam see, mis ta oli ja enamus jäid maha jäetuks ja hakkasid küll lagunema ja need enam ei kasutatud. Et nende peale hakati siis hiljem näiteks Šotsis hakati ehitama maju peale, et mis on siis küll illegaalsed, aga siis leiti neile nii-öelda uus vorm, et tegu ei ole ainult garaažiga, kus siis autod hoida, vaid et see on ka teine elamuvorm. Ja samuti siis hakati tegema erinevaid ärisid seal, kuna kuidagi oli vaja raha teenida, näiteks töökoha olid kaotanud, siis paljud hakkasidki oma garaažide siis pakkuma puutööteenust või siis muud sellist. Ja siis mõtlesingi, et võiks siis lahendada mõne koha Tallinnas näiteks ja otsisin erinevaid kohti ja minu asukohaks saiski siis Putukaväil. Kuna ta on plaani pealt päris hästi nagu nähtav ja selline hästi nagu kindla struktuuriga koht, mis on tehniliselt nagu müür siis kahe erineva linnaosa vahel, siis Põhja-Tallinn ja Pelguranna. Et kuna need garaažid on omakorda ka siis nagu seinana siis kahe linnaosa vahel, siis see tundus siuke huvitav koht, mida lahendada. Et ajalooliselt oli seal siis raudtee, ja siis enamus siin ümberringi olid siis lihtsalt heina ja põllumaad. Mingil hetkel läks see raudtee ka sealt edasi, kuid see siis lammutati suhteliselt kiiresti. Ja sinna ümber tekkisid majad suhteliselt hilja, et siin on näha, et see on 1935. aasta kaart. Et see oli suhteliselt selline rahulik ja vaikne koht. Ja kui juba satelliitfotod tekkisid, siis ka näha, et siin siis on põllumaad ja siis hakkasid siia tekkima vaikselt hakkas tekkima tööstusrajoon. Et mõtlesin, et see on siis selline huvitav koht, et ta on jäänud nagu oma vanast ajast ikka selline sirgjooneline kindel koht, et võiks siis nagu kuidagi sarnaselt seda lahendada, et kui seda nüüd praegu aerofotolt vaadata, siis ta on siuke hästi kindel struktuur. Et ma mõtlesin, et mis ma teen, et sellist nagu, kuna ta on nii siuke jõuline struktuur, et ma ei tahaks seda nagu lammutada, et ta võiks nagu kuidagi säiluda sellisena, nagu ta praegu on, et ma ei tahaks sinna nagu väga palju sekkuda, kuna seal vahel on siis ilus Putukaväil, kuhu ma samuti ei tahaks sekkuda, et siis kuidas nagu avada siis see nagu müür tehniliselt ja siduda see siis Putukaväilaga, et ei oleks lihtsalt kindel struktuur,
ja park, vaid oleks see kuidagi nagu osa pargist ja kuidas sinna ühendada siis erinevad funktsioonid, erinevad arhitektuursed tüpoloogiad, et see oleks selline nagu huvitav keskkond. Vaatasin siis ümberringi, et mis seal siis võiks olla, mis seal puudu on, et lisada siis kõik need puudu olevad funktsioonid sinna ühte kohta kokku. Ja kuidas siis jagada ära see pind nii-öelda, et mis oleks mõistlik kuhu paigutada, et jätaks näiteks suure tee äärde, jätaks rohkem sihuke äri ja siukse ühiskondliku tegevuse ja jätaks siis sinna mere poole vaiksemasse kohta siis siukse elamu ja rahuliku piirkonna. Ja siis mõtlesin, et kuidas ma saaks siis selle sama struktuuri alles jätta, aga arendada sellest siis midagi uut. Ja ma mõtlesin, et ma siis võtan selle sama garaaži mooduli ja siis lihtsalt ehitan üles sellest samast garaaži moodulist. Ja siis tekkiski selline huvitav kooslus, kus on siis jagatud ära erinevad funktsioonid, on kortermajad, on turg, on õpitoad, on töötoad, on spordiklubi, on äripinnad, kohvikud, restoranid, kõik, mis sa ette kujutad, et me mõtlesimegi, et võiks, et paneme siis nii-öelda hullu, et proovime, mida me kõik sinna sisse mahutame. Ja liitsin selle pargi siis omakorda selle hoonestusega, et ma ei tahtnud seda parki väga palju muuta, aga samas, et oleks kuidagi nagu loogiline jätk sellele hoonestusele. Ja välja tuli siis selline asendiplaan, et kuna lisasin ka siia selle trammide, mis hetkel vist kahjuks jäi ootele ja jätsin alles ka olemasoleva talveaia ja lisasin mõningaid funktsioone ja saigi selline huvitav, isegi katastripiirid, et kõik samaks, et jättes samaks algse nii-öelda struktuuri, aga ehitades sinna hoopis midagi muud peale. Ja siin on esimese korruse plaanidelt on siis näha, et siin on siis äripinnad, siin on siis siseturg, õueturg, siin on siis tekitatud nii-öelda toidutänav, mis koosneb siis restoranidest erinevate suurustega, siit saab vahet läbi käia. Siia on üles pannud erinevad ridaelamud, mis on siis inspireeritud Londonist ja siis siin on kortermajad, kus on siis ka esimese korruse korterid, mis on siis mõeldud näiteks sotsiaalseks kasutamiseks. Siin on ka näha lõige, kuidas nii-öelda hoonestus suure tee äärest langeb, hoides ka müra natukene ära ja olen ka alles jätnud endised elektrimassid, et oleks ikkagi tunda seda sellist õhkkonda, mis seal kunagi oli. Et olen siis, ongi loonud siuksed kortermajad, mis on siis madalamad ja samas ka kõrged tornid, mis siis samastuksid selle olemasoleva kõrghoonega, mis seal juba kõrval on. Ja välja tuli ta siis selline, et olen kasutanud rohekatuseid, et olla võimalikult nii-öelda, et see kõik sulanduks võimalikult palju sinna parki sisse, et ei tekiks nii-öelda väga suurt kontrasti selle hoonestuse ja selle pargi vahel. Ja olengi siis ära jaganud erinevateks sektsioonideks, et on kõrghoonestus, kus on erinevad äripinnad all ja siis üleval pool on korterid. Olen siis jaganud ära turu ja spordikompleksi, kus siis on võimalik toimetada nii jõusaalil kui ka näiteks erinevatel muudel treeningutel, kus on omad töötoad, mida saaks siis erinevalt kõik elanikud näiteks äpist broneerida ja teha siis seal kas oma ratast parandada, teha puutööd, mis iganes. Siis samuti turud, ehk siis et turg ei peaks olema ainult suvel, vaid saaks ka olla talvel, et on erinevad saalid ära jagatud siis ja siis õueturg. Ning siis
siin olen siis lihtsalt tükeldanud natukene neid olemasolevaid garaaže ja ehitanud sinna peale ja tekitanud sellised ridaelamu boksid erinevate suurustega, erinevatele vajadustele, et siis erinevate toaarvudega. Paljudel on omad terrassid, on oma olen jaganud, et kust poolt saab sisse ja siis on tekitanud eraldi veel õuealad, et oleks selline privaatne koht, kus lastel oleks mängida hea. Et jah, et võimalikult paljudele erinevatele gruppidele siis loonud erinevaid planeeringuid. Ja siis on meie teine tänavapool, kus on siis kortermajad, mille all on siis toidutänav, et oleks võimalik ka toidutänavalt vahet läbi käia, on erineva suuruse kohvikuga restoranid ja siis on eraldi sissepääsud on siis kortermajadele. Ja siis esimese korruse korterid, mis on siis 1-2-toalised, kus on siis võimalik, mida on siis võimalik kasutada vanematel inimestel või siis sotsiaalseks. Ning teise korruse ja kolmanda korruse korterid, kus siis mida kõrgemaks läheb, siis lõpuks tekivad selline penthouse'i laadsed korterid. Ja lisaks olen siis üritanud luua ka lisaväärtust sinna, et tekitada erinevaid putukate hotelle ja putuka väljale sobivaid asju. Ja samuti ka, kuna ma ei tahtnud ära kaadata neid massiivseid torne, siis elektrimaiste, siis tekitasin sinna ka näiteks lindudele erinevaid pesasid. Ja see ongi kõik. Aitäh!